Taavi Rähn, täna tõsine võitlus siin Kadrioru staadionil ja peab vist selle 1-1 viigiga väga rahul olema. Ma arvan küll jah, oli momenti nii ühel kui teisel poole. Tugev vastane ja niisugune peale võitlus, et ikka oli õiglane tulemus. Esimene poolaeg alustasime päris hästi, siis mingil hetkel tegime seal ridamisi vale sööte ja kuidagi see enesekindlus kadus ära ja Levadia sai tugeva surve peale. Samas see poole lõpp jällegi saime mängu tagasi. Seda jah, võib-olla mingi hetk nad tulid vähe kõrgemalt peale ja meil kadus ära niisugune hulgus enesekindlus. Aga eks tugev vastasega ongi nii, et 10 minutit ühele poole, 10 minutit teist poole. See teine poolaeg algas kindlasti mitte nii, nagu ta pidi algama, et kohe mingi 30. sekundil tuli see värav ära, et kas olime natuke veel seal riietusruumis või lihtsalt oli väike tööõnnetus? Jah, seal kaitses natuke lihtsalt lasime ennast üle mängida, et oleks pidanud kindlasti vähe tähelepanu. Ei oskagi öelda, milles see oli, kõik olid valmis. No juhtub sellised asju. Täna 2 joogipausi, et kuidas sellises palavuses mängida oli? No, eks ta kindlasti andis tunda, et siin lõpp oli nii ühel meeskonnal kui teisel krambid mängijatele, et ega ta kerge ei olnud, aga tingimus mõlemal meeskonnal võrdselt. Pärast seda esimest väravat ja kui post ka sisse tuli, siis me saime oma mängu nagu käima ja seal ründefaasis oli mitmeid momente, tuli see penalt ja siis oli juba selline võrdne mäng, et lõpp kujunes väga selliseks dramaatiliseks, oli meil võimalus ja oleksid meid ära karistatud peaaegu. Eks ta jah, võib-olla see ongi pealtvaatajale magus, et tulla rohkem staadionile, ilus ilm ja võimaluste rohkem mäng. Kui mängijana natuke kahju, et ise ära ei löönud ja lasime jälle võib-olla endal natuke lihtsalt vastasel sellise momendi tekkida, aga meie õnneks nemad ei löönud ära ja enda õnneks meie ei löönud. Võimalus oli, aga sellist piik ongi või tulus. Ja nüüd läheme edasi ja reedel juba järgmine tugev vastane Infonet vastasmäng. No kindlasti jah, et siit positiivselt on rohkem kaasatud kui negatiivselt. Ka võitlus oli ja nüüd paar päeva puhkust ja siis läheb uuesti andmiseks. Aitäh sulle!